Valge daami päevadel toimub muidugi igasuguseid asju, aga päris kindlasti toimub seal ka üks muinasjutupidu. Ja selle muinasjutupeo osalised on muinasjutud. Kirjutanud on need üles Epp Petrone raamatus Muinasjutud armastusest. Epp Justin Petrone on ka stuudios, et oma tegemistest Valge daami päevadel rääkida, sest ka Justinil on seal ettevõtmisi. Aga Epp, räägime kõigepealt siis sinu muinasjuttudest. Mis muinasjutud need sellised on? Need on muinasjutud umbes 30 erinevast maailma kandist. Kõik võimalik Aafrikat, Austraaliat, Euroopat, Ameerikat. Ma kogusin ja otsisin selliseid muinasjutte, milles oleks sees armastust. Ja kõik nad on ka selle poolest ühesugused, et nad ei ole kuulsad muinasjutud. Ja siis seal muinasjutupeol ma olen valinud 3 nendest muinasjuttudest, millega me nagu rohkem edasi tegeleme siis, et ma jutustan, mitte ei loe, vaid jutustan koos laste abiga, kes sinna tulevad ja siis me pärast ka joonistame seda muinasjuttu igaüks omal moel. Sa päris ise ei ole neid välja mõelnud ega kirjutanud neid muinasjutte? Kirjutanud olen küll ise, et ütleme tõlkinud eesti keelde. Ja ma olen pannud igale poole ikkagi seda enda ümberjutustamise vürtsi, kuidas öelda, et mõni muinasjutt on algallikale päris sarnane, see, kuidas ma neid antoloogiatest otsisin ja lugesin. Mõni neist on päris kaugele kuidagi niimoodi, et ma olen võtnud näiteks ühe nüansi muinasjutust ja selle peale ehitanud selle enda muinasjuttu. Oled ilustanud ka neid jutte natuke? Ma sain käsikirja puhul just pigem seda kriitikat, et kas need on üldse lastele mõeldud jutud, et ma ei karda ka näiteks surma seal raamatusse sisse tuua ja sest surm on tegelikult elu osa ja surm tavaliselt toob ka seda armastuse tunnet välja paremini inimestes. Ja siis on seal ka, ütleme, rasedaks jäämisi ja sellist suurte inimeste maailma on tegelikult sees, et nad kindlasti ei ole väga nunnutavad muinasjutud. Kuna ma ise olen neid testinud päris palju, ma olen teinud Viljandis muinasjutu õhtuid ja ma tean, mis lastele silmades vastu peegeldub, et mis neile meeldib ja et neid tegelikult huvitab see päris elu. Muinasjutu raamatus peavad ikka pildid olema sees ka ja sul on seekord 16 kunstnikku, kes on siis illustreerinud neid jutte. Jaa, see oli väga huvitav ja mõnus kogemus neid kunstnikke otsida kõigepealt, et tekiks selline visuaalne tervik, aga et igaüks oleks natuke omamoodi samas ja siis nende kunstnikega suhtlemine ja igaüks võis valida muinasjuttu, millist ta tahab ja see oli huvitav, et enamik valisidki täpselt seda enda muinasjuttu, et need ei kattunud nagu, et kõik tahaksid ühte ja sama saada. Ma arvan, et muinasjuttude kuulamine laste seas on alati populaarne olnud, aga võib-olla on nüüd emade ja täiskasvanud inimeste seas nende rääkimine jälle populaarsemaks muutunud või? Ma ei tea, kas on, aga ma väga tahaksin julgustada seda, et ka ütleme nii, et kui võtta seesama minu raamat, et siis, et võib-olla ema võiks läbi lugeda jutu ja siis oma sõnadega proovida seda jutustada, sest et siis läheb see jutt ise elama, nagu sinu suust tulevad mingisugused oma nüansid, et iga kord jutt tahab natuke teistmoodi olla võib-olla ka. Lapsed oskavad seda väga hinnata, kui on jutustatud, mitte sõna-sõnalt maha loetud. Aga Haapsalus muinasjutupeol räägid ainult sina? Ütleme, jutuvestja olen mina, aga ma olen ka õppinud seda Viljandi folgil, ma käisin neid jutuvestjaid ka vaatamas ja proovisin õppida nendelt, et kuidas moodi tekitada sellist interaktiivsust, et vahepeal nagu küsida publiku käest midagi. Ja üldse ma mõtlen, et sinna Haapsalu muinasjutupeole võib ka tulla täiskasvanuid ja pärast seda tuleb siis joonistamine ja seal on peale minu Maara Vint väga oluline, üks minu lapsepõlve lemmikkunstnikke, kes on ka selles muinasjutu armastusest raamatus üks nendest kunstnikest, aga tal tuleb välja ka oma värviraamat Teopoiss Teo, mida tema nagu seal siis omalt poolt esitleb. Need, kes on huvitatud siis muinasjuttude kuulamisest ja pärast oma fantaasia paberile panemisest, kuhu nad peaksid tulema? Haapsalu laste raamatukogu, väga armas vana korda tehtud maja ja laupäeval kell 1 algab see muinasjutupidu seal. Justin on seekord Haapsalus oma tegemistega või räägid ka mõne muinasjuttu või kuulad mõne? Ei, pean rääkima Eestist ikka. Ehk siis raamatust Minu Eesti? Ma olen Minu Eesti autor, räägin Eestist. Teen sültist ja Eesti toitust. Sellepärast, et ma ei tea mitu korda mul on olnud esitlused Eestis, aga iga kord inimesed on küsinud, kas sa oled sülti proovinud veel ja see on nagu kõige tähtsam asi Eesti lugejatele. Ei tea miks, see esimene raamat oli 350 lehekülge paks, aga see on nagu see kõige suurem punkt, mis jäi nende meelde, et see sülti jutt
ikka räägin Eesti toidust. Tegelikult praegu ma ei tea, millest veel ma räägin poliitikast, vist, kultuurist. Ma tahaks ka rääkida raamatust ka, nii kaua kui ma saan. Ikka sellest Eesti raamatust? Jaa, Eesti, 2. Kui see süldijutt välja arvata, et kas on midagi veel, mis inimesi nagu rohkem huvitab, kui sa oled käinud kohtumas? No teine Eesti obsessioon on keel, siis neil on alati küsimus, et no mis keeles sa räägid oma lastega ja erinevad murred, kui raske see on eesti keelt õppida ja nii edasi. Võib-olla huvitab inimesi see ka, missugused raamatuid sa veel plaanid kirjutada? Mul on erinevad mõtted ja meil on alati see juunikommunisti teema, aga see on nagu elutöö, see on nii lai, ütleme raske kirjutada. Ja kui ma käisin Taanis, mul oli töökonferents Taanis, siis mul oli idee, et kirjutaks raamat Taanist, aga see oleks rohkem nagu elukirjanduslik, missugused inimesed oli seal tol ajal. Ja mul on ikka nagu Itaalia raamat, kuidas ma käisin Itaalias, otsisin juurde seal. See on pool tehtud, et võib-olla ma lähen tagasi Itaaliasse. Mul on nagu meeles, et sa võib-olla ka kirjutaks lasteraamatuid. Ma olen ka kirjutanud natukene, meil on üks projekt, et Marta Varbad on juba olemas, siis kirjutame midagi teisest lapsest Anna ja ma olen kirjutanud, ma ei tea, mitu jutut, vist 20 või 15. Aga need jutud on esialgu veel jutud, et nad ei ole veel raamat. Ei, ma kirjutasin maha, ei ole veel raamat, aga nad lähevad raamatu sisse, nagu Marta Varbad. Ja mina olen ka teinud Anna jutte ja nad on illustreerimisel praegu. Nii et tuleb selline ühine raamat teil ka? Jah, tuleb küll, jah. No hästi, aga kes tahavad teid siis nädalavahetusel Haapsalus näha, kell 1 Haapsalu lasteraamatukogus algab muinasjutupidu ja kell 4 Haapsalu lasteraamatukogu küünlasaalis räägib Justin Petrone, teeb siis nagu öeldud süldi ja verivorsti nalju ning ühtlasi on Haapsalu vanalinnas Saue tänaval ka raamatulaat, kus on hulgaliselt raamatuid ja teiste seas ka Petrone prindi omad.